Lõpetamise aegu on palju küsimusi. Mida selga panna, kuidas oma juuksed sättida, millist meiki kanda ja mida kinkida. Nii lõpetajatele kui ka näiteks õpetajatele. Kust tuli idee teha fotoalbumist raamat? Vaadates maailmas ringi, et maailmas on see ka nagu sellist populaarsust koguv teenus. Eestis seda ei olnud. Samas tundus hästi ahvatlev, nii et idee tuli laiast maailmast. Miks on raamat parem kui fotoalbum? Siin on päris mitu põhjust. Esiteks on see, et selle tegemine on lõbusam. Raamat ise jääb päris ehtne fotoraamat. Ehk täpselt selline raamat, nagu raamatupoodides näeme, et on tavapaberile trükitud raamat, ta on õhem kui fotoalbum ja siin annab hästi palju teha lisavõimalusi. Panna taustu, pöörata pilte, lisada tekste, panna naljakaid ikoone, ehk tegelikult see tulemus on hoopis midagi muud kui tavaline album. Samas hinnast rääkides siis raamatud algavad vaid 190 kroonist väiksemad formaadid ja 290 kroonist suuremad formaadid. Ja sisaldab 10 lehekülge, kuhu on võimalik panna juba arvestatavalt kuskil 40-50 fotot. Ja võib ka nii olla, et teen ühe raamatu valmis ja siis näitan siin vanaemadele, vanaisadele või sõpradele ja selgub, et päris vahva raamat, et tahaks veel 2 või 3 tükki juurde saada. Siis ongi täpselt see, et võtta meiega ühendust ja see sama faili põhjal me teeme juba siis vastava koguse juurde. On see siis nädal hiljem või kuu hiljem või aasta hiljem, et seda kõike võimalik teha. Kui kiiresti üks raamat valmis saab, kui minupoolne eeltöö on juba tehtud? Raamatud on nii, et kõik need raamatutellimused, mis meil täna laekuvad, me teeme järgmiseks päevaks valmis. Kui suur arvutigeenius ma pean olema, et ise suuta valmis teha see raamat? See programm on tegelikult, me võime rääkida, on kujundusprogramm. See kujundus nagu kohutab päris paljusid, et aga ma ei ole ju kujundaja ja ma ei tunne üldse seda programmi. Siis tegelikult see on imelihtne programm ja pigem ta ei ole mitte kujundusprogramm, vaid koostamisprogramm ehk lohistamisprogramm. Et peamine protsess, mida seal programmis tegema peab, on lohistada pilte. Lohistan pildi raamatu lehele ja seal teda siis pööran ja paigutan. Nii et tegelikult see on imelihtne programm, sellega saab hakkama ka nii noor kui vana, et siin vahet ei ole. Edasi on ka see, et meil just nüüd seoses kooli lõpetamisega on ka selline nagu eripakkumine, et kus tehes raamatuid rohkem kui 15 tükki on ka suur hinnasoodustus olemas. Nii et kõik lõpetajad, et olete oodatud ennast jäädvustama raamatusse. Kuna meie miinimumtiraaž, mida me saame trükkida, on 1 tükk, mida tavaliselt suure trükiga teha ei saa. Siis on see, et väiksemad firmad, kui neil on soov teha omale katalooge koguses näiteks 5 tükki või 10 tükki, siis ongi see, et tehakse see kataloogi materjal meie programmis valmis, saadetakse meile ja meie saame selle kataloogi, nagu ma ütlesin, päeva 2 valmis teha. Pluss see, et mis on väga silma jäänud, et päris mitmed ettevõtted teevad siin oma firmapäevi, suvepäevi. Ja ikka seal jäädvustatakse neid tegevusi ja nüüd jällegi keegi võtab firmas kätte ja paneb huvitava raamatu kokku, siis ma garanteerin, et see on firmas tõsine bestseller. Et see võtab ka niisuguse tõsise mälestuse firma inimeste tegemistest, nii et tegelikult neid võimalusi, mida sinna raamatusse panna, on lõputult. Sinna võib mida iganes sisse panna. Et kui tekib küsimusi, kus, mismoodi, mida teha saab, mõtteid, ideid, neid saab kõike siis www.omaraamat.ee kodulehelt. Kõigil huvilistel on võimalus võita endale ka 500 kroonine kinkekaart. Selleks peate aga vastama küsimusele, mitmes erinevas formaadis fotoraamatuid valmistab omaraamat.ee ja õige vastuse leiate aadressilt www.omaraamat.ee.